Meil on ühtekokku 30 riigile kuuluvat muuseumikogu, kelle eest vastutavad nii riigimuuseumid, riigi sihtasutuse muuseumid kui ka mõned kohaliku omavalitsuse muuseumid. Meie muuseumide hoidlate olukord on üsnagi kesine, nagu ka juures oleva piltide juurest võib ise näha. Suuremateks probleemideks on ruumipuudus, ebasobivad kliimatingimused, ebasobiv sisustusinventar. Ja kuigi meie muuseumitöötajad mõtlevad teinekord väga kavalaid nippe välja sellistes tingimustes ja on väga tublid, siis see ei ole jätkusuutlik. Vaja on leida lahendus. Olles selle teemaga tegelikult juba väga pikalt maadelnud ja ühishoidlast on ju räägitud juba 20 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, ikka ja jälle, siis tõesti nii sisetundele kui analüüsidele toetudes on parim lahendus, mida me saame teha, ehitada muuseumidele ühishoidla. Loomulikult ei ole mõtet sellele probleemile poolikult otsa vaadata, vaid terviklikult, vaadates kogu riigile kuuluvat muuseumikogu ja teenuseid, mida nad vajavad. Mitte kõik muuseumid ei vaja hoidlapinda, aga küll aga erinevaid säilitamisega seotud teenuseid. Ning kõige mõttekam ongi ühishoidla rajada kompetentsikeskusena. Kompetentsikeskusena, kus on olemas digiteerimisteenused, konserveerimisteenused, koolitamise ja nõustamisteenused, et meie kultuuripärand saaks ikkagi ka tuleviku jaoks säilitatud. Me ei leiuta siin jalgratast. Maailmas, Euroopas on enne meid juba mitmeid ühishoidlaid ehitatud. Mitmed enne meid on leidnud, et see on sobivaim variant. Või kas või siinsamas Eestis võtame Rahvusarhiivi Noora, kus ju samuti tehti otsus, et museaalid või arhivaalid tuleb üle Eesti ühte majja koondada. Eesti on muuseumidega kaetud riik ja ka riigi muuseumeid vaadates oleme me regionaalselt väga hästi varustatud. Ehk siis meie muuseumid on igal pool. Ja seetõttu oleks logistiliselt mõistlik ehitada ühishoidla nii Põhja-Eestisse kui Lõuna-Eestisse. Aga selleks, et seda kõike saavutada, on meil väga palju tööd ees. Loomulikult muutub olukord muuseumide jaoks. Kodumuuseumist eemal olevad museaalid, materjalipõhine säilitamine, mis on meie unistus, nõuavad nii töökorralduses kui harjumustes palju. Ettevalmistavaid tegevusi jagub. Alates sellest, et peame saama loa Vabariigi Valitsuselt, ehitusega seotud tegevused, sisulised tegevused, et tegemist jagub. Näiteks, kui võtame et museaalid ise, et ühishoidlasse ju ei saa minna kõik museaalid. Meie muuseumid peavad tegema enne seda sisulisi inventuure, sealhulgas hinnates, et milliseid museaale üldse meie muuseumikogudes leidub ja kas neid kõiki vaja säilitada. Samuti, millises olukorras, füüsilises olukorras need museaalid on. Või eelkõige muutub olukord paremaks ikkagi museaalide endi jaoks ja see on meie kõige olulisem eesmärk. Tipptasemel, tippkvaliteediga säilitamisteenused oleksid sellisel juhul museaalidele igapäevaselt kättesaadavad. Kuna hetkel on käimas muinsuskaitsereform ja selle üks eesmärke on muinsuskaitse ja muuseumide valdkondade lähendamine ja ühine arendamine, siis tundub kõige otstarbekam rajada ühishoidla just Muinsuskaitseameti alla. Ning kui kõik läheb nii, nagu me loodame, kõik meie plaanid tõesti sujuvad ideaalselt, siis võiksime esimese museaali ühishoidlasse kolida 7 aasta pärast.